Tervist, Objektiivi Fookuses saade eeteris ja täna teise pool lauda kirjanik ja uute uudiste toimetaja Sven Silnik. Tere! Tere! Me räägime teemast, mis Objektiivis väga palju esile ei ole olnud, sellepärast et tegu on paljuski sellise, kuidas öelda, mitte väga faktirohke teemaga. Ja me oleme üritanud olla faktidel alati, aga me räägime põhimõtteliselt inimkaubandusest, me räägime lastekaubandusest, me räägime eliitidest, mis suure tõenäosusega kasutavad lapsi ära. Ja see on teema tegelikult, millele, kuidas öelda, ette valmistades selleks saateks alati tekib selline, normaalsel inimesel tekib selline vastumeelsus selle teemaga tegeleda. See on ka üks põhjus tegelikult, miks Objektiivis väga palju seda teemat ei ole olnud esil. Sellepärast, et see teema on vastik, see teema on jälk, see teema on õudne. Ja sellepärast, et ja seda teemat käsitledes tuleb nagu psüühika valmis panna. Jah, ega see võib tunduda nii mõistuse vastaselt jube ja õudne, et esimene küsimus, kas see ikka saab olla päris. Ma mäletan kunagi, kui mul oli palju vaba aega kuskil 2000-ndate alguses, siis ma sattusin sellise tüübi loengutele nagu Ted Gunderson. Ta oli olnud päris kõva luuraja Ameerikas ja sattunud mingi kadunud laste juhtumeid uurima. Kas ta oli seal FBI või mis iganes. Isegi mäletana, mis struktuuris ta oli. Ja uurimine ei edene, kui mitte kuidagi ei edene. Ja vist tehti tal veel elu parajasti põrguks, leiti, et ta on skisofreenik ja narkoman ja homoseksualist ja tal tuleks nagu töölt ära minna. Ja siis ta läkski, aga valikuid ilmselt ei olnud, ja hakkas neid asju ise uurima. Ja tema väide oli siis selline, et kas see oli kuskil 80-ndate tuuris. Need on päris vanad asjad, et ja siis ei olnud mingisugust Epsteini lugusid veel räägitud ega midagi taolist. Ja tema rääkis seda, et aastas Ameerikas kaob 50 000 last ja paljud nendest siis mingite satanistlike organisatsioonide pool siis või keskkonnas siis ohverdatakse, vägistatakse, piinatakse, mis iganes. Ja see oli nagu, mul ei nagu suu lahti. Mina ei olnud sellist nagu materjali enne nagu kuskil kuulnud. Muidugi selline huvi siukse okultismi ja satanismi vastu on olnud, et jah, midagi oled kuulnud, midagi oled lugenud, aga et sellise positsiooniga inimene nagu räägib sellisest tööstuslikus koguses toimuvast laste ohverdamisest. See võttis oimetuks. Et see oli minu nagu esimene selline kokkupuude selle materjaliga. See ongi, et ma mäletan seda elamust nagu siiamaani, et allikas on nagu enam vähem, eks ole, aga lugu ise on nüüd selline, et jah, et õudusfilmides näed ja loed kuskil vandenõulaste saitides, aga see tüüp ei peaks nüüd sellist asja rääkima, sest sellist asja ei tohiks ega tegelikult olemas olla. Ja tükk aeg, tal oli päris palju loenguid, oli võrgus, musun neid võib siiamaani ka leida ja ta suri ka kuidagi veidi kahtlaselt, nii et see asi kuidagi jäi nagu kripeldama. Aga edasi on neid materjali tulnud ju peale ja nüüd siis Trumpi selle valitsuse ajal, kuigi ka eelmise valitsuse ajal püüti neid pedofiilide ringe ikkagi kinni päris palju, aga nendest ei räägitud, nendest kurjamite tabamisest. Ma ei tea, kui palju neid ringe seal oli. See ei olnud 1-2 inimest, neid seal ikka sadade kaupa. Ja nüüd on see asi siis nagu väga nagu selge, väga ühemõtteline ja kui räägitakse 350 000 lapse riiki toomisest, müüdavate laste siis lapsorjade või mis nad iganes siis on toodete. Ja seda ei räägi enam ka mitte üks sellise veidi kahtlase kuulsusega luure, seda räägivad riigi kõrged ametnikud. Nüüd ei ole mingit kahtlust. Ja selles mõttes mulle tundub, et see Gundersoni jutt ikkagi võis ka suures osas olla õige. Ja paljud teised sellised, Alex Jonesid, kes kõik on rääkinud ammu enne, kui need Epsteini kohtuasjad üldse juhtusid. Pizzagate'id ja kõik need märksõnad, mis liigitusid ühemõtteliselt vandenõuteooriateks. Võib-olla peaks revideerima. Jaa, kahtlemata, et kui rääkida siin 80-ndatest, 90-ndatest, siis toona ju sellist
nii-öelda materjali sellest, et millega eliit võib-olla tegeleb. Tõepoolest väga palju ei olnud, kuigi tõepoolest Alex Jones ja paljud teised sellest teemast rääkisid, eks ju, aga nüüd on tulnud peale tõepoolest palju kraami ja üks nendest kaasustest, mis ju vägagi paljastas kogu seda temaatikat, oli ikkagi ju ei keegi muu kui vana hea Epstein, eks ju, kes tuli ja ma üritan nüüd seda artiklit siit üles leida, mis põhimõtteliselt näitas seda, et põhimõtteliselt, kui vaadata lennukilogi, siis kogu Ameerika poliitiline ja meelelahutuse liit kasutab Epsteini teenuseid. Presidendid, suurfirma juhid käivad seal kohal, tuntumatest mitte enam prints, vaid kuningas Charlesi vend, kes käis seal kohal, kes on ka niimoodi vähemalt nimeliselt, nominaalselt kuidagi sellelt perekonna üritusest tagandatud seal. Ja põhimõtteliselt vaadates seda logi tekib ikkagi selline tunne, et kuulge, väga vabandame, et mis siin nüüd toimub, et meil on ühe nii-öelda suurima lääneliitlase poliitiline juhtkond, mis kasutab sellise emeriitpedofiili, nagu sa vägagi tabavalt ütled, teenuseid aastakümneid, käib pidevalt selle Epsteini saare juures ja see, mida sealt Epsteini saarest muidugi, mis sealt nagu välja tuleb, sealt tuleb välja ikkagi selline päris jõuliste okultsete sümbolitega mingeid pühamuid, erinevaid maju, kus võis juhtuda karme asju ja hiljuti nüüd siis see, kes Prince Andrew üles andis, Giuffre või mis ta nimi oli, mul ei ole praegu otseselt seda viidet siin, aga ta oli siis tunnistaja kunagine seksiori seal ja tema nüüd hiljuti olles väga selgelt öelnud, et ta kunagi enesetappu ei tee, teostas nüüd siis lõppkokkuvõttes ikkagi enesetappu. Ja enne seda oli ta vist jäänud veel kas bussi alla või midagi sellist. Ja enne seda oli mingi liiklusõnnetuse intsident, mis ei olnud väga hull vist ikkagi, midagi juhtus. Selle kohta kirjutati ka veel nii ja naa, et kas ikka päris õige asi oli. Et võib-olla seal teeskleb midagi või etendab mingit draamat, aga tuleb välja, et ilmselt ei etendanud. Nii on, et Epstein oli selline, mis nii-öelda selle pommi pani ikkagi plahvatama väga paljuski. Kuigi on ju lubatud Epsteini neid kõikvõimalikke dokumente nüüd praegu, aga neid on siin ka mingil määral nagu välja tilgutatud, aga tervikdokumente, nii palju kui mina aru saan ja nii palju kui mina olen seda temaatikat jälginud, ma ütlen niimoodi, et ma väga palju ei ole, aga mulle tundub, et seda tervikdokumentide pakti ikka pole veel üle antud, et see on nagu väga kaugel sellest. Aga seal on see Pam Bondi on ka ikkagi nagu selgitanud mõnes intervjuus, et kogu aeg ju küsitakse, esiteks oli see Trumpi lubadus, valimislubadus, et need paberid Kennedyd ja asjad tulevad välja, Kennedy omad, mõlemi Kennedy omad on minu meelest juba väljas, aga nende paberitest arusaamiseks peab olema asjatunde ja seda lugu ja ametlikku versiooni teadma, muidu sa ei saa aru, mis seal siis on, aga need paberid on suures osas väljas ja nende põhjal nagu asjatundjad ütlevad, et kõik vandenõuteooriad said kinnitust. mis iganes kahtlustused olid, kõigele saadi sealt tuge. Aga mis puutub nendesse Epsteini paberitesse, ma olen üritanud ikkagi nagu jälgida, et mis sealt siis saab, et ma kirjutasin sellest ise ka mitu lugu, kui see asi oli värske, siis see teine vangistamine, see ei olnud esimest korda sama asja eest kinni minna, ta oli ikkagi retsidivist ja saadi jälle uuesti kätte kuidagi. Aga näiteks Eesti ajakirjandus üldiselt, peavoolu ajakirjandus oli kaunis napisõnaline. Postimees tõsi tegi päris mitu lugu. Samal ajal lihtsalt võtame võrdluseks, et New York Timesis ilmus kuude kaupa umbes 3 lugu päevas. Ja arvestades seda, et see on nagu meie sükste vasaklontruste jaoks väga oluline väljanne, kust iga idiootsus nagu kribitakse sükse harda, nagu ma ei oska öelda, õigeusklikkusega maha ja kantakse siis Eesti massidele ette, siis Päevaleht, ma võin natuke eksida, kas kirjutas üldse ainult 3 või 4 lugu. Ja 2 lugu pärast Epsteini enesetappu, sellest enesetapu teemadel, mis tekitab omakorda küsimus, et seltsimehed,
kui see tüüp ei olnud tähtis, kuidas ta meeles see tapp teile siiski tähtis on, et see oli väga, väga veider. Ja ega seal Ameerikas ju ka sellest küll palju kirjutati, aga ega ka üks, ma tean, üks ameeriklane oli siin nagu kuidagi kellegi tuttav, kes oli siis selle asja huviline, ta oli ka kogu aeg telefonis ja kogu aeg luges neid uudiseid ja ega siis need teised ameeriklased teda nagu päris normaalseks inimeseks ei pidanud, et ta oli ikka selline kiiksuga, päris nii nagu normaalne ka ei ole. Aga jah, et need asjad on nagu päris, aga näiteks Eestis neist siiski kaunis vähe kirjutatakse. Absoluutselt. Kuigi seal on olemas kõik eeldused, et teha menulugusid, seal on, eks ole, kuningad, seal on miljardärid, seal on kõik võimalikud poliitikud ja superstaarid, näitlejad, lauljad, saatejuhid, keda sa ainult oskad ette kujutada, see absoluutne koorekiht, millegi pärast ei teki huvi. Seks, vägivald, kuritegevus, no selline lugu, millest võiks kirjutada 100 romaani ja teha 10 telesarja ja 10 nagu kassafilmi. Vaikus. No Postimehe rubriigist, mitte rubriigist, vaid kui ma panen märksõna Jeffrey Epstein sinna, siis avaneb selline pilt ja esimesena vaatab vastu siis kuningakoja prints Andrew, kes olevat sõlminud seksuaalrünnaku süüdistuses kohtuvälise kokkuleppe, siis tuleb meile selline uudis 2021, prints Andrew advokaadid seksuaalse ärakasutamise väitel ei ole tõepõhja all ja siis on ka veel pilt uudis, kuidas Jeffrey Epsteini patupesa müüakse suure kahjumiga maha ning siis on veel seos loomulikult selle Jeffrey Epsteini sõbraga, prantsulastest sõbraga, kellel on muuses veel Maxwelli perekonnaga, nii palju kui mina aru saan, tihedad sidemed. Kas see oli mingi modelli asjanduse, kes sai ka surma vist või midagi temaga juhtus? Jah, midagi temaga ka vist juhtus. Ja nii edasi ja nii edasi, et midagi sellist nagu väga, väga põhja panevat siin tõepoolest ei ole, eks ju. Aga mõelda nagu selle peale, et vaadates lihtsalt neid Epsteini faile ja nendes nagu neid asju, mis nagu välja on tulnud, niimoodi mõelda selle peale ikkagi, et me elame maailmas, kus meie suurima demokraatliku liitlase eliit on põhimõtteliselt ja võib-olla põhimõtteliselt nagu okultistlike pedofiilsete kalduvustega kannibalid. Satanistid ja kannibalid. Vampiirid ja kannibalid veel võib-olla lisaks. Võib-olla, tähendab meie, ma mõtlen, mul ei ole ühtegi kohtutoimikut siin laua peal, eks ju, nii, et aga võib juhtuda nii ja mitmed märgid viitavad sellele, et see on nii. No. Siis me saame ikkagi aru, et nagu asi on nagu ikkagi väga tõsine, et me elame maailmas, kus liigub ringi inimesi, kelle kurjusest, kelle deprivatsioonist, perverssusest nagu normaalne inimene nagu aru ei saagi. Ja see on nagu üks asi, mis paneb nagu mõtlema, et mis siin maailmas nüüd ikkagi toimub. No üks selline nagu asi, mis siin nüüd hiljuti toimus, eks ju, oli see, et toimus sellise Hollywoodi, see on natukene Epsteiniga võrreldes natukene isegi nagu kergem kraam, eks ju. Sellise Hollywoodi mehe nagu Didi, mina nimetan teda soome hääldusega Didy. Tema oli vist vanasti see räppar, kes oli see Puff Daddy või tal on nagu ta nime muutnud vist mitu korda. Vot seda ma ei tea, tema austusväärset loomingulist karjääri ma ei ole õppinud tundma. Kunagi ma nagu tahtsin, kes ta selline on, et mul ei ütle need räpparite nimed nagu midagi, aga siis mul praegu nagu meenub justkui, et sealt kuskil nagu silmad üle lastes tuli üks tuttav nimi ette, et kuskil kunagi, kui ma veel televiisorit vaatasin, siis tõesti selline räppar oli olemas. Just. Et igal juhul tema on praegu New Yorgis kohtu all, eks ju, ja ega sealt ka nagu väga palju materjali ei tilgu, et mis nüüd seal on, aga midagi on tilkunud ikkagi, et esiteks need tema peod olid ikkagi sellised, kus kogu Hollywoodi eliit võttis nagu sellised nooremad seltskonda, nii nagu, ma ei tea, Justin Bieber ja teised võeti ilusti seltskonda ja vaene poiss seal 15-16 aastasena, mida ta siis seal pidi üle elama. Mina ei tea, ega tahagi teada ausalt öeldes ja mis nagu välja on tulnud, on loomulikult alati igasugustel Epsteinidel ja Didydel ja kõikidel teistel on see,
see, et neil on tohutult head suhted eelkõige Ameerika demokraatliku eliidiga, et siit paistabki välja kohe meile Didi pilt endise presidendi Obamaga. Nagu vennad. Nagu vennad enam-vähem. Siin on igasugust seltskonda Didi White partidel niimoodi ja siis meil on tegelikult loomulikult, ega siis ei jää ära ka Hillary Clinton, kes põhimõtteliselt on Didi teenuseid kasutanud eelkõige nagu kampaania raames, et Didi on olnud üks nagu tema selliseid peamiseid toetajaid Hollywoodis ja nii edasi. Siin üks leht nimega Vigilant Citizen, mida ma ise olen jälginud oma 15 või rohkemgi aastat, on selline huvitav leht, mis paljastab eelkõige Hollywoodi ja meelelahutustööstuse okultistlikke ja kui isegi mitte satanistlikke juuri ja vägagi sellise huvitava semiootilise analüüsi teeb piltidest ja erinevatest videotest ja me näeme seda, et tegelikult see kogu see nii-öelda okultne kultuur, mis võib juhtuda kuskil põranda all, seda tegelikult süstemaatiliselt propageeritakse tänapäeva tavakultuuris igale poole, näiteks ma ei tea, kuni laste raamatuteni välja. Me tuleme selle juurde muuseas tagasi veel, aga lihtsalt ühe näitena, väikse pisikese näitena, mida siis on nagu välja toodud Euroopa parlamenti, siin mõned aastad tagasi. Euroopa parlamendis oli selline Rootsi maalikunstnik nagu Lena Kronqvist, kes sinna omaenda selliseid toredaid teoseid pani ülesse. Ja see on nagu terve näitus Lena Kronqvisti teostest. Nii. Ja siin on nagu seda laadi teoseid, sellist nagu lapse tükeldamist, sadismi, kõike muud on nüüd Kronqvisti teostes nagu hulgaliselt. See on nüüd pandud ja heaks kiidetud olnud mõni aasta tagasi Euroopa Parlamendi poolt, et näed sellist kunsti. Huvitav miks. Ja nüüd me võime ütelda, ei. Rootsis on ju veel kunstnikke. Euroopas on ka väga palju kunstnikke. Ja me nüüd võime ütelda tõesti, et kuulge, et me ei ole ka nagu kultuuri- ja kunstiruumis mingisugused eilsed inimesed, et oleksime tulnud nagu täna siia esimest korda vaadanud nagu kunsti. Ei, me võime nagu hakata kohe argumenteerima, et ei, siin on tegu tegelikult ikkagi nagu sümboliga. Ta kujutab siin nagu erinevaid nagu raskeid perekondlikke olukordi. Ta räägib meile tegelikult nagu perekonna raskusest, ta räägib meile tegelikult lapse saamise raskusest. Mulle meenutab see lesbi perekonda. Ja minule ausalt öeldes ja tekibki tunne, et okei, väga hea, aga miks te selle sinna panete? Miks te selle panete sinna sellise sümbolina, sellise kujutusega, sellise kunsti Euroopa parlamenti? Mida see seal räägib, selline asi? Ja see tekitas seal paraja skandaali, põhjusega loomulikult. Ja neid seda laadi kunsti on ju veel üks naiskunstnik vist Jugoslaavia taustaga, keegi, kelle selline kaubamärk on selline spirit cooking, mis on sellised nagu kannibalistliku alatooniga või temaatikaga performance'id. Või suudagi ta nime praegu meenutada, lihtsalt meenus. Abramovitš, jah, just. Et sellised kunstnik on veel ja ta on ju ka väga kõrge lennuga. Ja mitte ainult sellises kõrgseltskonnas ei liigu ja ei tee oma siis seda, mis ta siis on, siis kokakunsti, vaid ta oli ka minust, kas ta oli mingi suure IT-firma mingi virtuaalreaalsuse reklaamis. Oli ta siis see reklaami nägu. See projekt muidugi ei nurjus, aga miljardeid nagu maeti mingisugust, ma ei tea, kas tehti mingit virtuaalbrille või üritati teha mingit virtuaalreaalsust ja tema kui kunstnik siis kiitis, kui tore see virtuaalne asi on, milliseid võimalusi see kõik annab, võib-olla seal mingi tõetera on sees, aga miks just see inimene, sellise suure firma esindusprojekti nägu? Uskumatu. On. See näitab tegelikult mingit kultuuri, see näitab seda, et kuskil on midagi väga valesti. Ütleme niimoodi, et igal pool on midagi väga valesti. Võtame olümpia avatseremoonia, meie uue aasta sarviku transvestiidissõhu. See on igal pool. Igal pool on väga valesti. Kas te tahate oma tuppa sellist teost või? Ühel lapsel on lõigatud
aju, üks osa ajust ära. Ma ei tea, miks nad, kas nad on kuumas vees või miks nad kannatavad teisi tükeldakse. See kirjeldab Rootsi sotsialismi selliseid omapärasid. Ja, see kirjeldab seda kahtlemata. Igal juhul õudne. Mina sellist asja oma enda koju ei taha. Neid on moekunstis on ju selliseid asju juhtunud, kaunis jõledat pedofiiliat on kõrgmoe müümiseks tarvitatud. Järelikult inimesed ei lase ennast heidutada ja ikka neid paari tuhande dollarilisi jalavarjusid, spordi mingid tossusid endale ostavad ja nii käib. Muuseas, hiljuti tuli välja üks film, millest Objektiivis on ka juttu, see on siis Sound of Freedom, ehk siis vabaduse hääl. Ja see ei olnud Hollywoodi film, vaid see oli sõltumatu toode. Ja seal... No kahjuks ei ole näinud, aga ma tean selle filmi lugu, ma olen selle tegija intervjuusid vaadanud ja nii. Ja seal oli samamoodi, toodi välja põhimõtteliselt selline nagu lapse, süstemaatiline laste kaubanduse ring ja selle seosed ka ilmselt nagu eliidiga. Seal muuseas Jim Caviezel, kes mängis Mel Gibsoni Passioonis Jeesus Kristust, astus üles. Ja Jim Caviezel on olnud väga nagu selgelt sellisel võitluslikul positsioonil juba pikka aega, et tema on selgelt selline võitlev katoliiklane, traditsionalist ja selgelt ka see film ei ole nagu mingi juhuslik film, et lihtsalt teeme natukene kunsti, vaid see film räägib nagu tõsisest probleemist ja loomulikult, mis puudutab seda, et siin on meil terve artikleid sellest siin paar aastat tagasi, siis 23 tuli see film välja kevad suvel ja see sai tegelikult kassahitiks, aga mis oli huvitav oli see, et kuidas hakkas terve nii-öelda süsteem seda filmi maha tegema. See on umbes nagu samasugune patoloogia, nagu Lauli Perling ütleb, et Eestis ei ole süvariiki. Ta tuleb sulle haamriga koju ja taob sulle seda pähe, eks ju, oles ise üks süvariigi peamisi agente. Et samamoodi nagu põhimõtteliselt on terve meediaväli, eks ju, mis on eliidi teenistuses, tuleb ja taob pähe, et see ei ole reaalne probleem. Sellist asja ei tohi teha. Mis nende argumendid olid? Mis selles filmis siis halvasti oli? Ma ei mäleta ausalt olles, mis minu see oli kaunis naeruväärne, aga see oli päris ammu ja ma ka enam ei mäleta, ma jälgisin seda, aga praegu mulle meenub, et seal mitte ainult meedia ei torpedeerinud seda projekti, vaid ka kinod. Kinodes läks pidevalt elekter ära, mingid asjad juhtusid, saal oli jälle pime. Ja keegi vist käis seal, ma ei tea juba mitmendat korda, et mis siis nüüd juhtub, et juba huviga ootab, kuidas see asi nüüd halvasti läheb. Nii ongi. Siin tõepoolest oli nagu terve rida selliseid juhtumeid, et siin see Vigilance Citizeni artikkel räägib Bloombergist, Washington Postist, seostab selle QAnoni konspiratiivteooriaga, salateooriaga ja nii edasi, et terve artikkel räägib siis sellest, et kuidas nii-öelda siis meedia põhimõtteliselt on põhimõtteliselt nagu vahtu ajab suust välja selle filmi vastu. Ja üks nagu, see on muuseas üks kriteerium, ma lõpetan kohe, üks kriteerium, et kui sul ikkagi meedia millegi vastu nagu vahtu suust välja ajab, siis ilmselt seal on midagi head. Siis seal peab midagi head olema. Ja ma lihtsalt tahtsin vahele pista see, et kui tehakse suur film mingi koomiksi põhjal, mis ei ole koomiksiga seotud, vaid on lihtsalt koomiks järgi lausa tehtud, siis seda nagu ei peeta raskeks süüks või vaimseks puudeks või hälbeks või nagu tühisuseks. Ei, see kõik on nagu superluks, see sobib. Aga kui on vaja midagi öelda, siis see vandenõuteooria tundub olevat ikka see nagu õige tempel nagu otsa ette. Kuigi vandenõuteooriate nagu teemal on tehtud ka päris häid filme ja ka suure rahaga filme, nii et see ei ole ka selline teema, mida siis alati nagu välditakse. Aga sageli on tehtud ka nagu siis täitsa vaadatavaid ja isegi mõtlema panevaid filme.
Kas üks ei olnud ka vist Mel Gibsoniga või kes? Oli. Üks oli Mel Gibsoniga ja seal on päris mitu olnud Mel Gibsoniga muuseas minu teada. Üks on see, kus ta kehastab sellist vandenõuteoreetikut ja teine on film, kus ta kehastab ühte isa, kes ilmselt oma tütre mõrva läheb, jällegi selline klassikaline kättemaksufilm, läheb tütre mõrva lahendama. Ja seal teisel pool on ei miski muu kui selline USA süvariik, kes üritab ühte konkreetset mingit tuumajaamaga seotud jama õnnetust ja probleemi Kalevi alla saada. Ja sinna saadetakse siis nagu süvariigi hall kindral. Väga hea näitleja, mul ei tule jälle ta nimi meelde. Minust on ta üldse briti või šoti näitleja. Ja saadetakse sinna nagu seda asja ajama ja lõpuks tuleb ta olukorras, kus Mel Gibson ja tema tegelane on siis juba päris palju mehi maha nottinud. Lõpuks nad räägivad teineteisega juttu ja see süvariigi hall kindral ütleb, et vaata, et põhimõtteliselt ma võiksin kohe praegu maha nottida, aga ma praegu ei tee seda niimoodi. Ja lõpuks, kui tuleb mingisugune vastuseis seal, ta veel aitab teda ja siis tulevad talle sinna mehed, Mel Gibsoni sangarlik figuur saab surma ja siis tulevad talle sinna mehed ja see on üks lause, mis minu jaoks on nagu tänapäevases nagu sellises propagandistlikus kommunikatsioonis nagu kulda väärt. Ta laseb mõned mehed seal veel maha, kes liiga palju teadsid ja siis ütleb seda, et nüüd ma tahan segadust. Ma tahan sellist segadust, et mitte keegi, mitte kuskil ei saaks enam ühtegi lõnga kätte. Ma tahan hullumeelseid vandenõuteooriaid, ma tahan tõde sinna sekka, ma tahan sellist nagu keedust, et mitte keegi ei saaks enam seda tegelikku asja sealt üles. Ja see on muuseas, mulle tundub kõikide nende kaasuste. See on meetod, see on kõikide nende kaasuste puhul väga oluline. Nii Didi, nii Epsteini, kõikide laste kaubanduse ja kõikide nende teemade puhul. Aga ütleme, et selle Sound of Freedomi kohta võivad punaajakirjanikud kirjutada, mida tahavad ja nimetada seda ükskõik mis tahes vandenõuteooriaks, aga fakt on see, et Ameerika on kõige suurem lapsorjade turg maailmas, kõige suurem lapspornoga, seal oli igasuguse jõleda vägivaldse porno nagu turg. Ja need 350,000 last, kes toodi üle piiri Bideni ajal ja on, tänaseks on neist, ma ei tea, väga vähe leitud. Viimati nägin, siis oli vist 5,000 oli leitud. See meetod oli niimoodi, minust seda kirjeldas ikkagi praegune see luure, üks ülemustest siis, et kartell toob siis sealt Mehhiko poolt lapsed, neil on kas lipik kaelas või markeriga mingi telefoninumber käe peal, nad antakse üle Ameerika piirivalvere. Piirivalve annab nad üle selle inimressursside ametile, mida praegu juhib siis Kennedy, kes kinnitas, et temal on see kõik lõpetatud ja ta üritab nagu klaarida, et leida, kus need lapsed on. Ja siis saab ju need telefoninumbrid ka jälitada, eks ole, kuhu on viidud. Väga sageli on see lihtsalt parkimisplats, kus siis keegi autos ootab või bussikesega, sinna need lapsed siis antakse ja mis edasi saab nagu siiamaani ei ole suuremas osas selja, mis nendest lastest on saanud. Nad on toodud, nad on riigi ametile üle antud. See on andnud, et üle teisele riigi ametile, kes on nad viinud siis klientideni 100,000 lapsed. Ja see ei ole mingi vandenõuteooria. See on tont teab, mis see näitab, kui väärastunud on terve ühiskond. Milline degeneratsiooni aste, mis on kujuteldamatu. Ja vanasti väideti, et selle ühe lapse, kes siis üle toodi, et nüüd ta sai üle piiri, elad on jäänud maksimum 3 aastat. Aga väidetavalt, et see on lühenenud tänapäeval, kuna organiäri on niivõrd nagu kasumlik ja lapsi liigub niivõrd palju, et siis see eluiga nagu võib-olla aasta. Nii et ilmselt kõik ei saagi enam nagu, sa pead neid organid hakkama jälitama. Jah. Absoluutselt. Ja see on see, mis päriselt. See ei ole nüüd mingi vandenõuteooria, see ei ole filmist, see on riigi ametnike sõnul see, mis toimus Ameerikas eelmise dementse presidendi ajal. Ja, muuseas, ja siis aga nuusutas väga veidral kombel lapsi, ma mäletan. Mina mäletan ka seda asja. Muuseas, see ei ole üldse ime, et kui meil oleks suurimas demokraatlikus liitlases selline nii-öelda eliit, kes tegeleb selliste asjadega. Sellepärast, et kui me vaatame ikkagi seda, mida tehakse
lastega tänapäeval, siis mina olen tegelikult tagunud sellist rauda päris palju siin Objektiivis ka ja öelnud välja Tabio Puolimatka raamatule, tuginedes selle, et revolutsiooni kõige esimesem ohver ongi laps. Ja esimeseks loomulikult on see nii, et lapsi tapetakse juba oma emaüsas. Loomulikult. Ja hiljuti oli Objektiivis ka selline artikkel, mille ma palusin kokku panna. See on endise satanisti Zachary Kingi ülestunnistus, kuidas abort on tegelikult satanistlik ohverdus ja kuidas tema käis konkreetselt satanistliku ülempreestrina abordikliinikutes teostamas rituaalselt. Kas temaga rääkis seda, et mõnikord rituaalid ebaõnnestusid, kui väljas olid kristlikud protesteerijad seal keskuse ees ja kui nad olid katoliiklased ja roosikrantsidega, et siis võis rituaal pekkimine, see oli väga halb asi, sest need tegid seda ju raha eest ja need rituaalid pidid õnnestuma. Üllatus. Inglismaal, Šotimaal on keelatud kristlastel olla abordikliinikute juures ja palvetada. Lähemal, kui see oli päris suur maa. See oli suur maa ja seal on mitmeid inimesed, kes on vaikselt olnud abordikliiniku juures ja lihtsalt nagu käed kokku pannud, vangi pandud. Seda muuses mainis ka J.D. Vance oma selles esmases kõnes. Rääkis seda, et kuulge, vaadake, mis teil juhtub. Need asjad lähevad praegu väga ilusti kokku. Ma olen ise ka selle Kingi nagu neid paari intervjuud nagu näinud ja see tundub väga veenev, sest seal on, ütleme, et seda ei saa võtta, et tüüp on lihtsalt midagi, kuulnud kuskilt mingid, vaadanud õudusfilme, eks ole, või lugenud õudusromaane ja kuulanud mingeid vandenõuteoreetikuid. Ma ei ole kuskil sellist juttu kuulnud, mida ta räägib. Ja mõni üksik detail nagu läheb sinna poole, aga kas või need detailid, kuidas temast üldse see nagu maagia satanist sai, ta oli peamaag või mingi suuremaid maage. Et seal see lugu on nagu, ma soovitan seda ise kuulata. Ja, muuseas lugege ka Objektiivi artiklit, endine satanist Zachary King, abort on satanistlik ohverdus, et seal on ka see enam-vähem välja toodud, et mida ta räägib. Aga see on väga hea näide sellest. See on väga hea näide sellest, et sul on põhimõtteliselt need inimesed, kes tegelevad juba laste tapmisega abordi kaudu. Ja millest me abordis räägime? Me räägime ju põhimõtteliselt liberaalse maailmakorra ühest alusväärtusest. Me räägime inimõigusest. Me räägime selle peale, millega iga sotsialistlik ja mitte ainult sotsialistlik, oleme ausad, isegi keskmiselt konservatiivne naisinimene tuleb ja hakkab trampima jalgu ja paljud tema meeskolleegid täpselt samamoodi ja ütlevad, et see on oluline inimõigus, mis on meie ühiskonna nagu vundament siin praegu. Nii, ja seda ei saa puutuda, et ärge nüüd nagu üsasisest lapsetappu hakkake nagu puutuma, selle keelamisest või selle kritiseerimisest nagu rääkimata loomulikult. Ja vaadates seda, et millised nagu vaimsed allhoovused sellega seonduvad, kirik on alati rääkinud sellest, et tegu on põhimõtteliselt sellise, see oli muuseas katoliku kirikus niivõrd hull asi, et see tõi endaga kaasa automaatse kirikust välja viskamine, ehk siis late sentents ja ekskommunikatsiooni teo enda tulemusel toimub ekskommunikatsioon ehk kiriku ühtsusest välja viskamine. Et selles mõttes, kui keegi oli teinud aborti, siis ei saanud minna lihtsalt pihile ütelda, et ma olen aborti teinud või ka loomulikult tähendab olnud siis nõuandja abordile, rääkimata arstist loomulikult, või soovinud aborti, et tüdruksõbrale, et kuule, tee ära. Et samamoodi late sententsia ja et sa ei saanud pihisakramenti tulla lihtsalt niimoodi, et ma tegin seda, tegin toda, ei, sa pidid saama tegelikult piiskopilt ennem selle plaatšeti, et tuled kirikusse tagasi ja siis võisid minna pihisakramenti. See selleks. Aga ma ütlen, et need sellised allhoovused, mis siin on väga-väga sügavad ja ma ütlen kogu aeg seda, et tegelikult revolutsiooni esimene ohver on laps, neid lapsi on miljardeid, kes on oma emaüsas ära tapetud, eks ju, et meil oleks hoopis teistsugune ühiskond, kui ka emaüsas olev laps oleks väärtustatud nii, nagu ta peaks olema. Ütleme, et fakt on see, et neid, ütleme Ameerikas vähemasti, ma arvan, et see on väga, väga mitmel pool veel nii, sellises tsiviliseeritud läänes eelkõige, ma ei pea silmas mingeid Aafrika voodoo-riike,
vaid ikkagi selliseid lipsudega demokraate, kes räägivad sotsialismist, inimõigustest ja ma ei tea, Ukraina territoriaalsest terviklikkusest, kui nad parasjagu aega saavad laste ohverdamise kõrvalt. Et mis siis ikkagi on nagu selle, no ütleme jah, et osa võivad olla perverdid. Aga kuidas saab olla, et kõik on perverdid? Et kogu see ülemklass nüüd järsku on ühtemoodi perverdid, et kellelegi ei meeldi kitsedega, ei meeldi, eks ole, seal ma ei tea, mis asjad, kõigile on hakanud meeldima lapsed ja millegipärast veel neid lapsi nagu kuidagi seal veel siit ilmast nagu vaikselt ära ka toimetada selle lustimise käigus. Et see tundub väga nagu selline ebatõenäoline. Et seal peab olema mingi asi, miks see niimoodi on. Ja ma olen oma peas nagu mõelnud, et mis need mehhanismid on. Et okei, et mõni võib olla pervert. Mõni kindlasti võib nagu pervertide seltskonda sattudes sellega kaasa minna. Hakkab meeldima või kuidagi nagu võtab, inimene on karjaloom ja võib ju sujuvalt nagu sellised jõledad kombed omaks võtta. Aga ma arvan, et lisaks kindlasti on seal veel see okultne aspekt, et see on osa riitusest. Ja mitte lihtsalt, et see ei ole nagu selline jõulukristlus, mis tuleb ära teha. Ta võib olla ka selle nagu aspektiga, et on üks hästi kuulus lugu ühest Euroopa investeerimispankurist, kes andis sellise nutus häälega intervjuu, et kuidas ta käis pidudel ja kõik oli tore, ta oli selline pankur ja siis tal nagu need peod muutusid järjest hullumeelsemaks ja selline läks ja asi läks lõpuks nii käest ära, et ühel hetkel tuli olukorras, kus talle öeldi, et näed, siin on lapsi ohverdada, muidu su karjäär on läbi, aga tema ei suutnud, mis ta nutis seal kaamera ees ja mingil hetkel läks ta Euroopast ära kuskile Ameerika poole ja mingil hetkel leiti kuskilt lombist ära uppununa. Selline lugu. Et jälle, kui ma seda lugu esimest korda kuulsin, tundusin, et võib ju olla ka selline ebastabiilne inimene või fantaseerib midagi, aga tahan jutuga nagu sinna välja jõuda, et see võib olla üks viis nagu muuta seda korruptsiooni nagu reetmiskindlaks. Et kes sinna üleval ja kuskile levelile juba hakkavad jõudma, ükskõik panganduses, poliitikas või võib-olla ka seal rockmuusikas ja Hollywoodis, peavad tegema midagi nii hirmsat, et nad sealt sellest süsteemist enam välja astuda ei saa, sest tõenäoliselt dokumenteeritakse need hirmuteod, mida seal siis tehakse. Ja sul ei ole enam valikut. Nüüd sa oled süsteemi osa ja pead tegema kõike seda, mis ilmselt kuskil ülevalt poolt sulle siis nagu soovitatakse või kästakse, sest muidu on sinu elu läbi. No nüüd muidugi... Aga ei saa olla niimoodi, et kõik inimesed on nagu kompromiteeritavad. Et okei, kellelgi võib olla fotograafia huvi ja teda saab sellega fantaseerida, aga kõigil ju ei ole. Et räägitakse ju mootorratta jõukudest, kus sa ei saagi enne nagu liugu liikmeks, kui sa oled kellegi ära koksanud ja siis sa oled veresüüga seotud ja sa ei saa sealt enam välja minna, sa ei saa taganeda. Et tundub, et seal on nagu see loogika, et miks mitte. Et kogu see ülemine ots näib olevat ülimalt korruptiivne, rahad ja vastutus on väga suur, kõigi peale peab olema kindel. Juhuslik inimesi ei saa süsteemis olla, sest risk on liiga suur. Et see kindlasti seletab mõndagi, aga mitte kõike. Et kompromiteerida saaks ju ka lihtsalt mõrvaga, see ei pea olema ju lapse ohverdamine ilmtingemata või lapse vägistamine, et miks see kogu aeg on, see kuritegu on nii, et need perverssused on nii ühes laadis. See okultistlik traditsioon on nii ühes laadis, et see on nagu liiga palju kokkusattumusi, et olla kuidagi juhuslik või funktsionaalne. Ja kui ta on funktsionaalne, siis võib-olla ainult selles mõttes, et võib-olla nad tõesti ajavadki teemonitega mingeid asju, et nad saavadki sealt midagi. Miks nad peaksid seda muidu niimoodi tegema? Mina ei oska leida muid ratsionaalseid asju, kõik ei saa olla perverdid, ei kujuta ette. Võib-olla siis tõesti, aga siis minu arusaamine inimkonnast ja nagu inimestest on küll nagu vale, sest minu meelest see päris nii ei käi, inimesed päris nii sellised ei ole. Aga nüüd ma näen, et ikkagi faktid viitavad sinnapoole, et see ülemine ots, see nomenklatuur, eriti kõrgem, suuremates riikides, suuremates firmades, suurema raha juures, on millegipärast sellised mustad maagid ja kannibaalid võib-olla vampiirid, sellest verejoomisest ja adrenokroomist ju räägitakse palju. Ja kui ikkagi see hiiglaslik laste nagu menetlemise mehhanism on päris, selles ilmselt praegu ei ole mõtet kahelda, miks ei võiks need teised õudsed jutud olla õiged, sealhulgas saatana kummardamisest ja kõigest sellest, just see kingi intervjuu. See ei näinud valetamise moodi välja, kuigi see on nii uskumatu, kui üldse üks lugu olla saab.
King intervjuu on päris uskumatu, et see näitab seda, et see mees muuseas on pöördunud katoliku kirikusse ja praegu tal on selline leht nagu All Saints Ministry, et üritab ta siis oma endisi kuritegusid kuidagi heastada ja ta räägib muuseas oma pöördumisest ka, et mis temaga juhtus. Aga kui vaadata seda, et meil on nagu terve rida mingisuguseid pedofiile ilmselt kuskil, okultseid pedofiile kuskil seltskondades üleval, eks ju, siis tänapäeval ongi see probleem juba, et see sama ideoloogia üritatakse ju tuua ka massidesse. Seda sama üritatakse ju viia ja masseerida näiteks massiivse meelelahutustöötuse kaudu massidesse. Et siin on näiteks selline asi, kus ainult üks, ma ütlen, mul on neid asju siin nii palju lahti, et ma ei jõua kõikidele panna nagu asja peale, aga Netflix hiljuti näiteks, see on juba isegi 4-5 aasta tagune uudis, oli selline asi nagu mingisugused armsakesed või darlings või nii palju cuties, nii-öelda jällegi mingi laste seksualiseerimise üritus, kus lapsukesed on nagu kujutatud sellistes seksualiseerivates poosides ja asjades. Nii, see on ainult üks nagu tilk meres, et tegelikult seda on kogu aeg tulnud, et ma võiksin neid artikleid sellest samast Vigilant Citizenist välja tuua nagu kümneid, kuidas põhimõtteliselt see perversne meelelahutustööstus üritab seksualiseerida last. Nii. No, me oleme ju näinud neid väikeste laste, missi valimised ja sellest tehtud sarjad, mis on õõvastav kraam. See on õõvastav kraam. No, seal ei ole küll lausa nagu mingit panemist ei ole, aga see laste seksuaalse nurga alt kujutamine, nende treenimine, see on nagu... See on õudne, see on jälk, see on vastik, aga no mis asi see on? See on täpselt tundub sama. Nagu transvestiitide lugemisüritus raamatukogus. See on, tutvustatakse kirjandust. See ei ole ju kirjanikeks seda kui tore, et näed, kirjandust tutvustatakse lõpuks ometi nagu ka noortele inimestele. Ja tutvustatakse küll. Tutvustatakse põhimõtteliselt kirjandust, mille sisu on laste aldistamine sellisele jälkusele, kus sellised havemikud tulevad ja põhimõtteliselt kruumivad, haaravad lapsi enda maailmatunnetusse, mida nad sealt pealt edasi teevad, see on juba teine küsimus tähendab, et see on samamoodi laste ärakasutamine. Tegelikult, kui me võtame kokku selle asja, et mida teeb meelelahutustööstus praegu, ta kasutab lapsi ära. Ja loomulikult absoluutne tipp kogu selle asja juures on ka see, mida ma hiljuti vaatasin just mingeid Hollywoodi staaride laste pilte. Ja seal on ikkagi täiesti pandeemiaks osutunud see, et need staarid ja staarikesed kasvatavad oma lapsi vastas sugupoolena. Ehk siis see on otsene lapse ärakasutamine, seal on poistest tehtud tüdrukutest poisid, jälk ja veel kord jälk, et sa vaatad seda, et nad süstemaatiliselt on last nagu mõjutatud seda oma ideoloogilisest eeldustest lähtudes ja loomulikult selle eesmärk on see, et kui Hollywoodi staar, kes mängib filmis ja keda nagu miljonid vaatavad, teevad seda, et siis nagu lihtsameelne naissotsialist kuskil Alabamas teeb seda sama oma poisiga ja juhtubki, et teebki, midagi pole teha. See oli ju kokaiini äris samamoodi. Kõigepealt jagati rockstaaridele ja näitlejatele tasuta. Ja siis läks äri käima. Sest et tähtsad ja ilusad ja targad tarvitasid ja kuidas see siis, see on ju hea asi, kui nii tähtsad inimesed seda teevad. Sellise silmapaistvate inimeste eeskuju. Nii on. Aga seda ei tee ju mitte ainult Hollywood, mida teeb meie haridusministeerium praegu oma 20 soo ja kõige muu sarnasega. Samamoodi. Ma arvan, et see on täpselt sama samm sinna poole. Võib-olla mitte veel nii nilbe, aga ta läheb järjest enam käest ära.
kahtlemata teaduslik konsensus, et on 20 sugu, teaduslik konsensus Kristina Kallaselt, et 20 sugu on, et sõitke seenele, proua Kallas, et vabandust, nagu teie teaduslik konsensus on mingisuguste nagu ülikooli ideoloogide poolt paika pandud jama, kes diskuteerivad seal kuskil riigi poolt kinni makstud õppe grantidega nii-öelda toakestes seda, et mitu sugu on. See on naljanumber, see on absoluutne idiootsus. Ja teie teaduslikul konsensusel ei ole mitte midagi pistmist tegeliku teadusega. Tegelik teadus ütleb, et sul on XX kromosomid või XY kromosomid ja see on sinu sugu. On 2 sugu, mees või naine. Et nii palju nagu teaduslikust konsensusest. Aga jaa, muidugi, see suund on ju sama. Need Kristina Kallase ametnikud seal ja Kristina Kallas ise loomulikult teevad seda sama asja. Nii, ja me näeme seda, et omas keskkonnas, omade vahenditega, samm-sammult ja täpselt sama eesmärgi poole liikudes. Muidugi, täpselt sama eesmärgi poole liikudes. Mis see eesmärk on põhimõtteliselt? Võtta teie lapsed ja kujundada nendest lastest enda degenerantliku, perversse ideoloogia kandjad. Ja mitte ainult oma ka meelelahutuse osa või oma vaba aja veetmise vahend. Ja, ehk siis põhimõtteliselt võtta teilt lapsed käest ära, panna nad tantsima oma enda tantsu, panna nad kuulama muusikat, mängima videomänge, elama selles kultuuris, kus tegelikult teie ei kontrolli nende kultuuri välja enam, kus teil enda nii-öelda sisendust lastel enam ei ole. Ja ütled, et aga parimat ühiskonda selle teostamiseks polegi ju. Sellepärast, et kui issi ja emme maksavad Peugeot liisingut ja majalaenu, eks ju, ja töötavad kella 8-st kella 6-ni kuskil ükskõik siis kus, ja siis tulevad õhtul koju, kella 7-st on issi kodus ja kella 6-st emme, ja siis vaatavad nagu tusase ja kivistunud näoga ringi, lapsed on tulnud paar tundi varem, enne on olnud muidugi sotsialistlikus koolisüsteemis läbi ja lõhki nii-öelda ajupestavad, siis nad on omaenda meelelahutusseltskonnas, mis mõjutab nende sõpruskonda loomulikult, see mõjutab omakorda neid ja siis nad tulevad koju, võib-olla heal juhul istuvad korraks lauda ja küsivad teise käest perekonnana, et kuidas läinud ka on, mis hindeid sa poiss koolis said ka. Halvimal juhul on see, et issi läheb kuhugi lisatööd tegema veel arvutisse ja poiss istub telefoniga omaenda toas ja tegeleb seal tont teab millega. Et see ongi ju see, mis soodustab sellist olukorda, et see kultuur, see massiivne jälkkultuur põhimõtteliselt röövibki vaimselt teie lapsed ära, eks ju. Ja see sama kultuur teeb lapsed väga haavatavaks pedofiilide suhtes. Ma lugesin just ühte lugu, kus nad jälle püüdsid kinni mingisuguse tohutu poruka, sihukese rahvusvahelisi satanistlikke pedofiile. Seal ei olnudki vist nagu ühte nime, seal oli, see oli nagu kett, aga neil olid nagu erinevad nimed, sihuke võrgustik. Aga nad püüdsid lapsi internetis, väga sageli just sellistes jututubades ja keskkondades, kus siis need transhuvide või transkalduvustega lapsed olid isegi segaduses ja sellised nagu ilmselt võib-olla autistlikud või mingi muu sellise, tõesti sõna otseses mõttes ka autiste, et neid oli nagu lihtne püüda, ka arvutimängudest muide, et nad pugesid nagu sisse, aga muidugi otsisid juba neid, kes oli juba enne segadusse aetud, süsteemi poolt on see siis haridussüsteem, meelelahutus või ka sotsialistidest vanemad, kes seda on teinud ja sealt edasi oli pervertidel juba lihtne. Ja nad tegid seal koledaid asju lastega, nad nagu kuidagi mõjutasid neid ennast vigastama ja kuni enesetappudeni välja ja seal loomadega hullama ja muidugi tegid sellest mingisugust sellist võigast pornot ja müüsid seda siis. Ja kõik see oli kuidagi veel satanismiga läbi imbunud. Täis komplekt. Mida meil vaja on tegelikult ühiskonnas? Meil on vaja ikkagi ühiskonnas
seadusandlust, mis garanteeriks surmanuhtluse igale sellisele inimesele, kes tabatakse sellistelt tegudelt. Ja siis on meil vaja giljotiini või elektritooli. Et see on tegelikult asi, mis puhastaks selgelt ühiskonda sellelt, et ütlen teadlikult seda, sellepärast, et katoliku kirikus on hiljuti tehtud doktrinaalne muudatus, mis tegelikult ei ole katoliku kiriku traditsiooniga kooskõlas paavst Franciscus esimese poolt, et surmanuhtlus on kuidagi katoliku õpetuse vastu. Ei ole. Ühiskond võib ennast kaitsta inimeste vastu, kes tegutsevad viisil, mille kaudu nad tegelikult on juba kaotanud olulise osa oma inimväärikusest. Aga muuseas, tulles selle teema juurde, et siin võib-olla paljud ütlevad, et okei, te räägite nüüd sellest, et mis toimub nagu Hollywoodis ja igal pool oma mujal, aga siin Järvi on katoliiklane, et miks ta ei räägi katoliku kirikust. Et ma ei tea, ma tulen hea meelega siis sinna juurde ka, et meil on muuseas Objektiivis üks artikkel, mille on kirjutanud Poola katoliku preester Dariusz Oko, selline provokatiivne pealkiri selle koos paavstiga homo hereesia vastu ja tema räägib selles pikas artiklis kogu selle nii-öelda laste ärakasutamise tausta välja ja ütleb seda, et selle taustal on see, et katoliku kiriku hierarhiasse on imbunud homoseksualistlik selline seltskond ja kogu see nii-öelda niinimetatud laste ärakasutamine on pigem efebofiilia ehk siis seksuaalne tõmme noorukite vastu ja samas soost noorukite vastu. Ja see on üks homoseksuaalse allkultuuri üks peamiseid asju. Ehk siis teiste sõnadega katoliku kirikus olev homomafia vastutab selle eest, et lapsi on ära kasutatud massiivsel määral. Ja loomulikult need inimesed on jõudnud ka hierarhia tippu. Siin on mitmeid selliseid kaasuseid välja tulnud. Hiljuti just mõned aastad tagasi tuli välja kardinal McCarricki lugu. Täiesti monstroosne lugu, et mees, kes oli üks võib-olla kõige kõrgemaid kirikujuhte USA-s, Washingtoni kardinal ja põhimõtteliselt selline katoliku kiriku kingmaker, kes omakorda siis mõjutas paavste määrama piiskoppe igale poole. Samal ajal, kui tema oli üks peamiseid mehi USA-s, oli selline mees nagu Vigano, USA Vatikani suursaadik ja tema tuli välja suurte paljastustega McCarricku vastu ja sealt edasi on Vigano nagu ainult teritanud oma nuge kuni sinnamaani, et ta Franciscuse ajal visati kirikujuhtsusest üldse välja, sest ta kahtles, et Franciscus on paavst. Ma loodan, et nüüd uus paavst kuidagi tema suhtes võtab leebema hoiaku ja vaatame, kuidas on, aga väga paljudel kordadel räägib ta nagu väga head, väga õiget juttu, aga üks nendest oli just nimelt, või üks nendest esmastest plahvatustest Viganool oli just nimelt see McCarricku paljastus ja sealt tuli ikkagi välja nagu karme asju jällegi. Aga kuidas see asi lõppes või mis sellest see asi lõppes niimoodi, et McCarrick taandati üldse loomulikult piiskopi ametist, preestri ametist, laitseeriti tavaliseks nii-öelda ilmikuks ja siis sakramentaalselt on see võimatu, sest sakramendis oled sa nagunii piiskop edasi. Aga kiriku silmis sa ei saa oma piiskopi ametit enam teostada ja siis ta läks kuskile kloostrisse pattu kahetsema. Tema kohta hakati teostama kohtuprotsessi ja kohtuprotsessi käigus oli ka see, et teda ei võetud seal, see lõpetati vist enne kuidagi ära, sellepärast, et teda ei peetud enam nagu vastutavaks. Tema mentaalsed võimed olid juba alla käinud tõsi ja nüüd ta hiljuti suri. Nii. Ma mäletan neid Twitteri postitusi või eksipostitusi, ma jälgin nagu sellist traditsionaalset katoliiklikku välja seal päris palju ja ütleme niimoodi, et kristlastel oli ikkagi väga raske teostada seda kristlikku nagu
tunnet, et palvetaks ühe või käsku tegelikult, et palvetaks teid ühe ole tervitatud Maarja, Ave Maria selle mehe eest. Sest noh, mitmeid tema hinge eest, tema pöördumise eest, et noh, mitmeid inimesi põhimõtteliselt on ka lahkunud katoliku kirikust tänu sellele, et nad on niivõrd pettunud olnud selles hierarhia vastuses. Aga lühike vastus sellele, miks see asi seal on olnud kümnete ja kümnete aastate vältel jõudu kogunud homomaffia. Ka ütleme, see ei ole ainult katoliku kiriku probleem. Me näeme seda, et see on kunstiringkondade probleem, see on poliitiliste ringkondade probleem, see on äriringkondade probleem, see on meedia probleem, see on haridussüsteemi probleem. See on totaalne. Kõik on infiltreeritud, mis on vähegi oluline ja vähem olulised hiljem, kõige olulisemad esimeses järjekorras ja nii see käib. Et see ei ole midagi, et see katoliku kirik ei ole nüüd ainus, mis on nagu ütleme üle võetud või vallutatud. Kahtlemata. Näitab, et ikkagi organisatsioon on väga tõhus, hästi organiseeritud, üleilmne ja töötab nagu kellavärk. Töötab sellepärast, et Darju Šoko siin ka räägib sellest pikalt, et kuidas nagu vennaskond võib kujuneda, eks ju, samasugused soosivad samasuguseid, katavad teineteise nii-öelda patte ja noh, see on ju ka üheks probleemiks olnud USAs, et kuidas piiskopid on tegelikult suhtunud sellesse, olles ilmselt selle sama vennaskonna liikmed mitmed, et pühime Kalevi alla. Ärme tegele selle asjaga. Ja seda sama preestrit, kes ühes koguduses on näiteks vahele jäänud selliste jälkustega, võib-olla ei edutata, aga lihtsalt siirdatakse teise kogudusse ja niimoodi käiakse ringi nagu erinevates kogudustes. Nagu Alice'i teelaud, kuni ring saab täis. Absoluutselt. Ja see on jälk, et katoliiklasena, mida ma siis ütlen selle kohta, siis et mida ära tuleb lõpetada, kiiremas korras. Mina arvan seda kirjanikuna täpselt sama. See tuleb ära lõpetada ja kohe. välja juurida kogu see jama niimoodi, et ikkagi ma ütlen tagasi keskaega, et siin mitmete paastide juures sellistel meestel ei oleks olnud pikka pidu, et siin oleks olnud karmid karistused ausalt öeldes. Aga kuidas see uus paavst on ju ka Ameerikast, et kuidas tema seal on toimetanud, et millised mis tema kohta teada on? Tema kohta on teada, see on, ütleme niimoodi, et see on võib-olla teise saate temaatika, et ta on olnud USA hierarhiaga päris vähe seotud, kuni sinnamaani välja, et keegi nagu USA's suurt ei tundnudki teda, sellepärast, et esiteks ta oli augustiinlaste ordu juht, teiseks ta oli naturaliseeritud Peruu kodanik, ta augustiinlaste ordu juhina juba läks Peruusse, elas seal, tegeles missioniga, nii et USA's teda tegelikult ei tunta, et ütleme niimoodi, et mitmed märgid on head, ma loodan, et sealt tuleb häid otsuseid, ta on kuidagi sümpaatse olekuga mees, ma ei tea, vaatame. Mina ei ole väga jälginud, aga tundus, et nagu sõja küsimustes oli nagu selge mõistusega inimene. Oli selge mõistusega inimene, et mulle oleks meeldinud ilmselt endale rohkem, kui keegi ütleb, et parempoolsed on rassistid, siis näiteks mina tõstan käe üles, mulle oleks meeldinud Ghana kardinal Robert Sarah, suurepärane traditsionaalne kardinal, mul oleks meeldinud muidugi itaallane Pizzaballa näiteks, kes on Jeruusalemma patriarh. Ja päris nagu selline krõbed olekuga mees, see on selline näha niimoodi, et sul ei ole sellist nii-öelda nagu mõnel inimesel ei ole seal sellist nagu pehmust, selline mehine selline krõbe olek niimoodi, et natuke selline tunne, et oled kristlane küll, aga hea meelega võtaks nagu mingisuguse vahepeal mingi nuia või mõõga kätte. Mulle sellised preestid meeldivad, et see on hea. See on hea näide. See selleks. Aga loodame, et paavstil, et paavst võtab selle asja käsile. Ütleme nii, et ma olen kuskilt kuulnud mingit süüdistust, et ta on kuidagi kahe mingisuguse pedofiilia juhtumi ka nagu Kalevi alla
asetamisega olnud seotud, ma ei tea seda, ma ei ole kuulnud seda, ma peaks uurima seda, et mis see nüüd on ja kas ta tegelikult on seda seotud, aga mulle tundub, et tema harisma võiks olla tegelikult ühendada kirikus väga palju seda, mis läks natukene nagu lõhki eelmise paavsti ajal. Aga tuleme nagu teema juurde tagasi, et tõepoolest siis vähemalt me oleme see on väga hea näide, kuidas probleem on nagu totaalne. Igal pool, isegi kirikus, kus teda kõige vähem ootaks. Ja. Muidugi tegelikult kirikus on see asi, et kui me räägime nagu sellest levinusest või levimusest, siis ikkagi tavalises ühiskonnas kõikide nagu kuidas öelda, näitajate järgi, statistika järgi on see väga palju levinum, igasugune laste ärakasutamine ja noorukite ärakasutamine kui kirikus. Nii et seda ei saa ka nagu ütelda nüüd, et ja teistes kirikutes, ka protestantlikes kirikutes on see olnud suurem probleem tegelikult, kui me vaatame puhtalt statistikat. Lihtsalt katoliku kirikus on see tõmmatud, see saag nüüd käima, kahtlemata see on ka Jumala armu küsimus olnud, mina kristlasena usun seda, et väga hea, et saag on välja tõmmatud, veel rohkem peaks käima tõmbama, et tulgu kõik see saast siis parem välja, puhastugu kirik kogu sellest jamast, kui et midagi kalevi alla mingisugustel PR kaalutlustel pannakse. Ja, eks neid kirikuga seotud skandaale muidugi võimendatakse kiriku nõrgestamiseks ja häbistamiseks nagu nii palju kui vähegi võimalik, aga kommunistidel on ju alati rõõmu sellest. Kunagi lugesin, ma ei mäleta enam, kes seda kirjutas, oli ilmselt mingi saksa autor, kes rääkis saksa nagu seksuaalkurjategijate statistikast. Ütles, et väga palju räägitakse kristlaste pedofiiliast, aga vaadata palju neid vanglas on, jah, mõni üksik, aga enamus neid pedofiile, kes on vangi pandud, on siiski homoseksualistid. Vähemalt see oli selle autori väide. Ja, kahtlemata. Et see kultuur, see on nüüd selline nagu reaalne poliitiliselt ebakorrektne jutt, eks ju. Et rääkida sellest, et on tehtud uuringuid sellest, kuidas ikkagi just nimelt selline efebofiilia või suisa pedofiilia on homoseksuaalsetes ringkondades vägagi levinud. Muuses. Tulebki meelde, eks väikene fakt, et kui homoliikumine ja Stonewalli need suured ülestõusud hakkasid pihta, siis 70-ndatel, 60-ndatel homoliikumise eesotsas marssis ka selline mees nagu Harry Hay, kes oli nagu üks peamiseid homoaktiviste. Homoliikumine sai aru sellest, et ta tuleb nüüd äkitselt sealt nagu sellest peavoolust kõrvaldada, sellepärast, et tema oli sellise toreda organisatsiooni nagu NAMBLA, mis tema nimi nüüd oli siis North American Man Boy Love Association oma jälgi nimega liige. Ehk siis ametlikult, täiesti avalikult pedofiiliat välja toova ja seda ideaalina käsitleva organisatsiooni liige. Nii, see on üks fakt Harry Hayst. Ja neid fakte on veel ja veel, et see, kui me näeme seda liikumist, 60-ndatel oli see veel ikkagi nagu natuke kalevi all, et ega kellelegi ei meeldid see jama, mis tehti, aga seal algselt peale oli juba see seos väga selgelt olemas. Ja siis loomulikult PR kaalutlustel öeldi, et kuulge, lükkame nüüd selle praegu siit kõrvale, et ärme seda kohe praegu vara veel. Ja, täpselt, vara veel. Ja. Ma arvan, et see mingi aeg tuleb, kus see on täiesti normaalne. Nagu me näeme ju, kuidas need, ütleme, mis iganes sellised kummalised väärtused või kummalised inimõigused on ju läinud järjest hullemaks. ÜRO, väidetakse, et nad üldiselt tulevad ÜRO-st, need homoõigused ja muud asjad, et kunagi oli ÜRO inimõiguste organisatsioon, räägiti inimõigustest. Natuke aega räägiti, siis otsustati hakata rääkima naiste õigustest. Räägiti veidi, siis hakati rääkima homoõigustest. Räägiti, siis hakati rääkima transõigustest ja nii see vaikselt üldse imesta, kui varsti räägitakse pedofiilide õigustest. Samm-sammult. Ja siiamaani on see läinud ikkagi ju päris hulluks juba. On. Ja muuseas jällegi, kui me tuleme nagu revolutsiooni sellesse algfaasi,
seksuaalrevolutsiooni algfaasi tagasi. Tegelikult see algas pihta juba kuskil 20-ndatel. Roaring Twenties oli selline tegelikult nagu üks seksuaalrevolutsiooni esimene laine. Sellest räägitakse vähe. Aga 68 on tavaliselt see aasta, kui nagu peamine selline vaba armastus, hipiliikumine, nii Prantsuse märatsejad ju igal pool hakkab pihta. Et 70-ndatel aastatel rahulikult, meil on siin Objektiivis ka üks artikkel Helmut Kentlerist, psühholoogia professorist, kes rääkis sellest, et tegelikult kodutud lapsed tuleks anda pedofiilide kasvatada. Ja Saksa rohelised Daniel Cohn-Benditiga, kes on olnud Euroopa manifesti üks kaasautoreid Kiefer Hofstadiga. Daniel Cohn-Bendit Saksa rohelistega eesotsas rääkis rahulikult sellest, et tegelikult selline täiskasvanud inimese ja noorema inimese või lapse seksuaalne läbikäimine ei ole mingisugune tabu, see ei ole mingisugune probleem. 70-ndatel rahulikult tegelikult juba räägiti. Siis jällegi kuskil mingis asutuses tõmmati juba piir peale. Ma ei ole kindel, kas nad ainult rääkisid, sest ma olen lugenud sakslaste kohta seda, et seal kuskil seal kandis nad ikkagi, nende mingisugune lastekaitseorganisatsioon ikkagi leidis, et tulebki anda homoseksualistidele lapsi kasvatada, et luua uut ühiskonda ja uut armastuse mingit paradigma kehtestada. Et kas see on nüüd õige lugu, ega ma alati ka ei viitsi ju kontrollida ja sageli ei olegi võimalik teha, et kui nad ka midagi on korraldanud, siis nad ka sageli söövad ja salgavad. Aga ma ei imestaks, sest kui Ameerika riik on praegu 350 000 last sisuliselt nagu kullerina kätte toimetanud pedofiilidele ja muudele hirmsatele inimestele, mis see siis lihtsalt nüüd niisama ainult seal perekonda, nagu see nii nimetatud perekonda, mida nad siis seal eksperimenteerisid, perekond, vaatame, kas tuleb hästi välja, peaks nagu tulema eksperiment. Et igasuguseid eksperimente on tehtud. Eesti keeles on huvitav raamat Saladused ja valed, mis räägib Ameerika ajupesu ja biorelva eksperimentidest, mis on ikkagi kohtuasjadega nagu tõestatud ja mitte ei ole lihtsalt fantaasia või vandenõuteooriat. Soovitan lugeda, see on kaunis õpetlik ja üldsegi mitte väga vähe võigas raamat. Tehakse igasuguseid eksperimente. Keegi ei löö risti ette. Lühidalt ja kokkuvõtlikult öeldes me võime ütelda, et me elame maailmas, kus juhtkond on ikkagi täiesti seestunud ja kõik märgid viitavad sellele, ütleme nii, et on seestunud. Ja need otsused, mis selle seestumuse pinnalt tehakse, ei saa olla head ega õiged. Need otsused on juba nimme kuidagi inimvaenulikud. Tuleme siis kas või meie viimase pandeemia juurde, eks ju, kogu see sundsüstimine ja kõik muu. See on ju mitte midagi muud kui inimvaenulik poliitika. See on see, et selle kaudu üritatakse teha ja teostada mingit eksperimenti ja vähendada ilmselt populatsiooni. Et minu üks peamiseid nagu moraalseid selliseid ja praktilisi maksiimi on olnud see, et palun ärge usaldage neid inimesi, kes ütlevad teile, et maailmas on liiga palju inimesi. Ärge usaldage ei nende projekte, nende juttu, nende mingeid kinnitusi, kuidas nad teie poolt on. Ärge usaldage neid inimesi, sellepärast et nemad ei alusta oma enda isikust maailma populatsiooni vähendamist. Nad alustavad sinust, kulla inimene. Sina oled see objekt, kellest alustatakse neomaltusiaanlikku ideoloogiat ellu viies maailma populatsiooni vähendamisest. Nii et ärge usaldage neid. Sinna juurde käib veel toidutootmise vähendamine, pooled põllumaad ära kaotada, nagu meilgi siin jälle kuivendatud maad sooks või rabaks muuta. Kõik see toimib. Rääkida sellest, kui kole asi on lehm, kuidas ta peeretab mingit ilmselt mürki ja riisi tootmine tahetakse poole peale viia. Vietnam juba kirjutas alla, hiinlased vist veel mitte. Riis on väga ohtlik ollus, sest ta kasvab vees. Vesi on ju ka ohtlik, eks ole. nagu taanlaste võitlus põllumaa vastu, et mingi lämmastik on probleem. Õhk ongi lämmastik põhimõtteliselt.
Seda probleemi on oma jagu, ma ei kujuta ette, kuidas sellega võidelda, ma saan aru, et seda süsihappegaasi on väga vähe õhus, aga lämmastikuga nagu rinda pista, see on raske. Lämmastikuga raske rinda pista tõepoolest. Ja nad võtavad ju ette neid hullusi nagu üksteise järel, et mingi jõledus ei ole neile võõras. Võtame kas või selle Eestis edukalt vähemalt päev otsa maha vaikitud sellise piraadi episoodi, mis siis kukkus läbi. Aga tõi kaasa nüüd selle, et venelased siis omakorda võtsid ühe laeva õnneks, et selline piraatide maavõistlus on käima tõmmatud ja kui kaugel see sõjast on, ma ei tea, ma ei taha isegi mõelda. Et kui sa näed, et selliseid asju korraldatakse, keegi andis ju käsu, mina ei usu, et mingisugune helikopterijuht või paadimees mõtles, mis ma täna teen siin, mingi Vene laev võtaks selle üle vaikselt. Hea mõte tuli, teeme ära. Võtaks mõned tuttavad kampas, ei käi nii. See tuleb kuskilt ülevalt, nii kõrgelt kui võimalik tõenäoliselt ja kus ta sinna kõrgele saab, võib ainult oletada, et ilmselt ei ole päris nagu isetegevus ja enda vasallriigi suurte juhtide geniaalsed mõtted, et ilmselt ikkagi mingi asi, mida nimetatakse globaalseks sõjaparteiks, on see, kus see kange tahtmine neid Trumpi nagu rahuinitsiatiive nagu pekki keerata on ja siis siin meie meredel siis võideldakse nagu visalt sõjaaate eest. Kohutav. Täiesti kohutav, täiesti mõistuse vastane. Ja siis, mina usun, et nad joovad verd. See sobib konteksti lihtsalt. Jah, ma ei tea, kas see Eesti lakeide seltskond siin midagi joob. Ma kahtlustan, et ülemine ots võib. Ma olen sageli mõelnud, et kus on see, et Eesti see ülemine ots peab ka ikkagi kontrolli all olema. Kahtlemata. Aga kus see piir on, et kus sa juba pead verd jooma, et muidu sa enam nagu ametisse ei saa. Et see nagu, kas on peaminister, siseminister ja et kas kliimaminister ka on või ei ole. Ja sellised mõtted tulevad pähe, midagi teha ei saa, aga nagu selgust ka ei ole päris, et tuleb edasi mõelda. Või vaadata, kuni need asjad selguma hakkavad ükskord. Üks on kindel, et Eesti praegune poliitika tundub küll olevat neomaltusiaanlikule seltskonnale igati meeldemööda, et mulle tundub, et maailma rahvastikku üritatakse kangesti hakata vähendama sellest alla miljonilisest Eesti populatsioonist, et alustaks õige siit Maarjamaalt, paneks selle 900 000 enne huugama, et ikka vähem natukene lämmastikku jälle, eks ju õhus, et ikka süsihappegaasi ja muid asju, et paneks selle väikse pisikese asja siin huugama. Jah, see on, aga ma arvan, et see sõja asi on ikkagi, et see ei pea piirduma Eestiga, et see kindlasti on mõeldud lihtsalt, see, kunagi mäletan, üks arvutimäng oli üks strateegiamäng, see oli veel, ma arvan, et see oli Vene aja lõpus. Ühesõnaga, arvutid juba olid ja mingid mängud juba ka olid ja see oli siis selline, kus mängiti läbi 3. maailmasõja, nagu siuksed situatsioonid nii siis, kui venelane alustab, kui ameeriklane alustab. Ja kui ameeriklane alustas, siis kust alustas? Siuke küsimus laiale ringile. Dessant Pärnu lahel. Sealt algas selle mängu järgi 3. maailmasõda. Nii et mine tea, kas seal on taga mingisugused stsenaariumid, mida siis keegi kuskilt paberitest on lugenud või oli see lihtsalt selline välgatus, mis vaata, et hakkab nüüd, meri on ju õige, siin selliseid pingutusi tehakse. Et kuidagi näed, siuke mäng. Jaa, mulle tundubki, et sellist mängu mängitaksegi seal kuskil valitsuses praegu, et umbes samasugusel vaimsel tasemel nagu mängu mängiv koolipoiss on see seltskond seal, kes võtab neid asju umbes samasuguse tõsidusega kui mängu mängiv koolipoiss. Et siin sõjategevus Eesti riigi piirides mõned sajad tuhanded inimesed loojakarja pole hullu mitte midagi, et me siin peaasi, et me näitame üles oma ustavust üleilmsele sõjaparteile ja tema ideoloogiale. Ja vaata, kui sa oled lihtne sõdur ja veel näiteks pead mõõgaga kedagi raiuma, et see on esiteks vajab nagu vaprust ja osavust ja jõudu ja igasuguseid asju, aga kui sa oled droonijuht, tegelikult oled see ju arvutimängur, mis ei erista midagi muud peale selle, et see on reaalsed ohvrid. Kõik, mis sa teed, tehniliselt on see sama asi, mida sa teed mingis simulatsioonimängus kuskil. Oled sa siis snaiper või kes iganes seal. Vahet ei ole. Et see distants, et sind sellest nagu reaalsest olukorrast on nii palju juba võõrandatud, et sa
istudki kuskil, noh, võite just kabinetis, aga punkris arvuti taga ja tapad inimesi. Täpselt. Mina teen seda ka, aga ma ei tapa inimesi, oma arust vähemalt oma teada, ma vist olen sama mänginud teinekord veel. aga jah, see on kummaline. Et ma näen selles nagu seda virtuaalkeskkonna nagu ohtlikkust. Et see, noh, see on mäng. Noh, see erine mängust vähemalt. Et noh, kui sa pead soolikad lendavad ja see seatapmise hais on üleval, see on ilmselt hoopis midagi muud, kui sa seal vaikselt susserdad oma droonipuldi kallal. See vabastab see just kui vastutusest või noh, ja see arvutimängu kontekst paneb selle hoopis nagu, noh, ma mäletan seda, lihtsalt selline kõrvalepõige, see on umbes samast ajast, kui see strateegiamäng oli siis see 3. maailmasõda, arvutid olid uued asjad ja olin külas, noh, ja öösel siis muidugi majas oli arvuti, minul endal ei olnud ja siis öösel tuli arvutit mängida, noh, hommikul vaja bussi peale minna kesklinnas, sain ööbida, väga hea oli. Ja mängisin mingisugust, Death Track oli selle asja nimi, see oli selline autosõidumäng, kus siis ise autoga lasid nagu teisi autosid puruks, panid neile miine ja mingeid kummi purustamise orke, lasid rakette kuulipildiga, noh, niimoodi mängid seda õhtu otsa seal või öö otsa hommikune välja, et bussi peale. Mäletan, mikrobussid sõitsid Tartust Tallinnasse. Istun seal kuskil mingil hetkel, noh, magan ja ärkan üles ja vaatan, noh, bussijuht on minu ees seal vaate väljas ja ees on auto. Esimene mõte, miks ta ei lase? Saad aru, tüüp on siikul. Miks ta ei lase? Saad aru, et see mõtteviis oli ühe ööga. Oleks ma olnud mingi puldi taga, ma oleks lasknud. Kohe, mõtlemata. Et see on nii hea ajupesukeskkond, see virtuaalsus. Et see on müstika. Täielik. Kusjuures see on sõjapidamise eetika üheks juba keskajast või hilisest keskajast pärit selline langus, et 100-aastase sõja käigus toimus Agincourt'i lahing 1415. aastal, kui ma ei eksi, Püha Crispiani päeval, millest räägib meile Shakespeare Henry V. Ja seal on suur Püha Crispiani päeva monoloog ja kaunis tekst. Ja seal inglased tegid mida? Seal inglased tegid seda, et panid omale ühte ossa longbow mehed, ehk siis suured vibumehed, suur inglise klassikaline vibu, see, mida Robin Hood kasutas. Ja parimad Prantsuse rüütlid olid tulnud väljale. Ja prantslased ütlesid, et ei ole võimalik, et meie rüütlite vahvuse vastu võidetakse sõda. Siin ei ole inglastel mitte mingisugustki võimalust. Sellepärast, et meil on parimad mehed praegu siin väljal. Kogu kuningriigi parimad mehed. Mida inglased tegid? Lasid vibudega maha. Nii. Ja see on nüüd selline mingi väga oluline muudatus tegelikult, et väärtuspõhisest või sellisest nagu vooruspõhisest sõjakultuurist minnakse tehnoloogiapõhise sõjakultuurini, kus lihtsalt tehnoloogia ruulib kõikide asjade üle. Ja vahetu kontakt inimesega silmast silma on kadunud, eks ju, pikalt seda veel nagu, käib see asi maailma sõjandusajaloos kuni põhimõtteliselt, ütleme nii, tuumapommini välja. Tuumapomm on selle apoteoos, eks ju. Lennuki peal pommitamine on ju tänapäeval. Ehk siis hellitavalt üles demokraatia kohale toomine on üks selliseid suurepäraseid asju. Ja droonid ja kahurid on ju praegu Ukrainas. Droonid on jällegi üks selline viimane areng praegu, nagu sa kirjeldasid väga hästi. Selline puhas nagu videomäng. Ja sellest oleks muuseas veel tore rääkida nendest arengutest, aga jaa. Ma arvan, et see virtuaalsus samamoodi nagu seal arvutimängudes need pedofilid kütivad lapsi ja nendes jututubades, et see virtuaalne keskkond, kus isegi inimene on tegelikkusest võõrandatud, laps veel eriti, eks ole, kes ei olegi sellega veel võib-olla kontakti saanud, et seal temast siis väänata mingisugune seksimasin tundub lihtne. Jumala eest, hoidke inimesed oma lastel silmi peal, vaadake, mida nad teevad arvutis, vaadake, mida nad teevad virtuaalkeskkonnas, ärge laske neil kellegi õnge minna. Sven, ma tänan sind selle diskussiooni eest. Aga palun, sellise asjast nagu tänu vastu võtta on ka kuidagi nagu, tundub nagu imelik. Eks ta ole jah, karm asi. Aga igal juhul aitäh, et tuli stuudiosse.